Siin podcast Minu avalikud salamõtted. Minu nimi on Illar Luht. Kui sa varem oled juhtunud kuulama neid episoode ja neid monolooge, mida ma teen oma kanalil, siis ole nii kena ja telli need, ja kui sa oled need tellinud ja sulle need meeldivad, siis märgi ka meeldivaks ja jaga sõpradega ja kommenteeri neid, sest kui sa kõike seda teed, siis algoritmidele on kergem ja enesestmõistetavam märgata neid minu tehtud saateid või monolooge ja ta teeb need, ühesõnaga algoritmid teevad need monoloogid siis kättesaadavaks rohkemale inimesele kui seda varemalt, sest kõik see mõjutab, see kõik avaldab mõju tegevusele internetis, igasugused likeid, igasugused meeldimised, tellimised, ja ma olen tänulik nendele inimestele, kes on juba minu kanali tellinud. Neid on 41 inimest, ma vaatasin praeguseks hetkeks, võib-olla viimased andmed, mida viimasel vaatamisel ma tuvastasin, siis 41 inimest on tellinud senimaani ühe aasta jooksul, ja see ei ole küll mingi eriline saavutus muidugi, aga ega mul ei ole ma ei ole endale mingisuguseid kõrgeid nõudmisi esitanud, et minu saated siis saaksid niisuguse miljonitesse tellijaid, nagu mõned inimesed, ja eesti keele ruumis ei ole see eriti reaalne saada nii suurel arvul endale tellijaid, sest eesti keele kuulajaid, eesti keele oskajaid ja eesti keelsete saadete ja podcastide vaatajaid on ju ja kuulajaid on ju vaid 1 miljon kogu maailmas, ja kui me nüüd ümber paneksime, et need arvud, et keskmiselt on minu episoodidel on olnud kuskil 100-200, mõnel puhul veidi rohkem on, aga on ka juhtumid, kus on vähem. Alguses oli vähem, nüüd on juba pigemini rohkem vaatajaid ja kuulajaid. Siis kui Eesti, nüüd võtta nüüd proportsionaalselt seda asja, siis me siit võime ju järeldada, et tegelikult see ei olegi nii halb tulemus, sellepärast et kui Eesti, seal tähendab seda, et kui sul on 100-200 vaatajat juba keskmiselt, siis kui sa 1 miljoniga miljonilise keeleoskajaga auditooriumilt saadud, siis kui see auditoorium oleks 10 miljonit või isegi rohkem, 10 miljonit, kui ungarlasi on natuke rohkem kui 10 miljonit üle maailma ja ungari keele oskajaid on natuke rohkem kui 10 miljonit, sest minu teada on kuskil oma 15-18 miljonit on ungari keele rääkijaid ja kõnelejaid maailmas. Kui palju neist praegu räägib, sellepärast et väga palju elab ungarlasi välismaal, Ameerika Ühendriikides elab üle 500 miljoni ungari päritolu inimese ja nii edasi. Aga ühesõnaga, et väga ühesõnaga mitte väga, vaid nii ongi, et kui nüüd 100-200 vaatajat oleks, siis ungari keelega või see tähendaks seda, et kui 10 miljonilise potentsiaalse vaatajaga auditooriumi puhul teeks see saadud vaatamiste arv olema 10 korda rohkem, siis järelikult peaks arvutama niimoodi, et see oleks juba 1000 või 2000, võiks öelda niimoodi keskmiselt. Ja kuigi ka see ei ole mingi suur saavutus, aga kui lisada siia veel juurde, et need võimalused, mis mul on senimaani olnud oma saadete tegemiseks, oma monoloogide rääkimiseks, et mul on ka olnud kehv audio selle tõttu, et ma kasutasin niisugust mikrofoni, mul ei olnud õiget mikrofoni, mul ei olnud õiget vahendeid, millega üles võtta, elasin siin ühes niisuguses
kõrvalises Kolka külas lausa, no mitte Kolka külas, Eesti mõistes oleks võib-olla Kolka küla, aga arvestades seda, et neid mastaapide erinevusi jällegi, et kui Ungari mõistes on üks 1000 või ütleme, siin võib isegi rohkem olla 2-3 tuhat 3000 elanikuga küla on juba Eestis mõnel puhul linn, nii et Eesti mastaabis võiks juba linnana vaadelda, aga siin on see Kolka küla, siin ei ole õiget poodi, siin ei ole midagi. No ühesõnaga see selleks, ega see ei ole vabandus, sest on ju küll neid, kes teevad maast, kes elavad maal talus kõrvalises kohas või metsakülas isegi, ja teevad väga päris häid podcast ja päris häid saateid, aga olgu sellega, kuidas on, minu materiaalsed võimalused ei ole teinud seda senimaani võimalikuks, et väga häid saateid siis teha tehnilistel põhjustel. Aga nüüd me läheme edasi oma episoodiga ja me räägime täna erinevatest asjust, aga lõpuks jõuame ikkagi välja, et need erinevad asjad on ikkagi kõik omavahel nii seotud, et nende puhul paistab kehtivat see vana Sokratese tõde, et kõik on üks ja see sama, et kõik asjad kuuluvad mingi otsapidi mingil määral kokku ja kes mõistaks seda paremini nagu eestlased, kes siis teavad, et oma nende 1 miljonilises rahvas siis on enamus inimesi omavahel kuidagi nagu seatud mingil vähel, et isegi väga kaugetes sugulaseks võivad olla niisugused inimesed, kes elavad Eestimaa teises otsas ja elavad, ühesõnaga inimesed on palju rohkem seotud kui näiteks suuremates rahvades ja suuremates kogukondades inimesed, ühesõnaga, jaa. Aga see on kõik kõrvaline jutt ja siis ma lähen edasi siis nende põhiteemadega, et ma räägin, millest ma tahtsin täna rääkida. Täna on siis 10. detsember 2025. aasta ja siin on Ungaris on mitte just liiga külm ilm, plusskraadid küll, aga lund ei ole maas, aga ikkagi ööseti või nulli ja lähedale juba minna, temperatuur siin ka ja on olnud niisugust asja, et niisugune aeg siin, niisugune periood vahepeal, kus lumi on olnud maas, see oli veel novembri lõpus, oli siis päris suur lumi ja üks minu Eesti tuttav oli meil siin selles külas, kus ma siin olen, käis siin ja ta imestas, et arvas, et Ungaris ei olegi õiget talve ja et nägi siin, et niisugune lumi maas, et ei olegi näinud nagu õiget lund Ungaris. Ja ega mina ka ei ole liiga palju lund näinud, ma olen lund näinud küll ja lumiseid aegu on, perioodi on olnud Ungaris küll, talviti ka, aga jah, väga tihti just ei ole, palju vähem kui Eestis tuleb ette, et siin on lumi maas. Aga muidugi siinsed kohalikud inimesed, vanemad inimesed peamiselt teavad rääkida, et olid varemalt ka ajad, mil Ungaris olid päris krõbedad talved ja et ka -20, isegi -30 kraadi ei olnudki nii haruldane, kui võiks arvata. Ka siin sellel maal, mis jääb juba ainult paarisaja kilomeetri kaugusel Vahemerest. No nii, aga nüüd kui edasi minna oma teemaga, siis päris teema juurde ja lõpetada ära see pudrujutu ajamine alguseks meelitamiseks või milleks tahaks, kuigi ma ei tea, kas see sulle meeldis üldse, aga ükskõik, aga ühesõnaga, et siis jah, et siis põhiteemad, esimene asi on muidugi Ungari teemad, mis siis Ungariga on lahti, Ungariga on niisugune asi lahti, et lisaks sellele, et praegu lund ei ole, ega peagi olema niisugusel ajal, see on alles detsembri algus, võiks öelda esimene pool, mitte algus, aga enam, aga detsembri esimene pool, aga olgu selle ilmastikuga, kuidas on, poliitiline atmosfäär on siin
ka üsna eriline, ütleme, kõrget pinget on tunda poliitilises atmosfääris siin ka, et see kõrge pinge avaldub siis selles, et kui toimub valimisvõitlus, kaks poolt, Fidesz ja siis Tissa, kaks erakonda, kaks suuremat erakonda, kes siis püüavad juurde võita valijaid erinevatel tandritel, mitte ainult Budapestis, vaid ka Videk on siis provintsis, no ühesõnaga, ja provintsis ka, ja nii et nagu see Peeter Madjar, kes on siis peamine konkurent Viktor Orbanile, et tema on siis käinud siin isegi ümber Ungari ja ungarikeelsetel aladel välismaal ka, sealhulgas Rumeenias näiteks, RDS Transilvaanias on käinud pikkadel reisidel ja selle eesmärgiga, et nemad tahavad ka valimisi võita, nõnda nagu seda teeb ka Fidesz. Ühesõnaga, et jah, see poliitiline võitluse kõrgepinget on tunda siin Ungaris ka valimiseelselt ja see toimub 2026. aasta kevadel saab siis selguma, kes on siis uus valitsuse moodustaja. Nüüd, kui Ungarit on ikka kirutud siin ja seal, sellepärast, et on liiga parempoolne ja liiga konservatiivne, mis on võib-olla tõsi ka, aga põhilised põhjused on ikkagi milleski muus tavaliselt. Põhilised põhjused on selles, et Ungari ei ole migrandisõbralik ja Ungari ei ole siis Ukraina sõbralik, et isegi Ukraina vaenulik pigem, võiks öelda, nagu ma olen siis oma podcastis varemalt ka rääkinud, samuti liiga Venemaa sõbralik, liiga järeleandlik Venemaale ja ta tahab niisuguseid asju, mis on muudele eurooplastele sageli täitsa vastuvõetamatud, see tähendab seda, et ta tahab näiteks Venemaad ja Euroopat uuesti kokku või et Venemaa ja Euroopa vahel hakkaks toimuma siis kaubavahetus, mis on vahepeal juba peaaegu et katkenud, kuigi see ei ole tõsi, see on ainult näiliselt niimoodi, sest mitmed riigid, Euroopa riigid kauplevad veel üsna tihedalt Venemaaga ja isegi ostavad sealt naftat ja gaasi ja see ei ole ainult Ungari ja siis Slovakkia probleem, ainult Fico ja Orban ei ole need, kes tahavad gaasi ja naftat saada Venemaalt, vaid on ka mitmed teised riigid. Ja siis on muidugi see teinud Ungari paljude riikides ebameeldivaks kaaslaseks, et Ungari on siis alati kõige nende asjade vastu olnud Euroopa Parlamendis, hääletanud kõigi nende plaanide vastu Euroopa Parlamendis, mis puudutavad sanktsioone, mis puudutavad ukrainlasi ja takistavad ukrainlastele abi andmist, takistavad Venemaa sanktsioneerimist ja see kõik on paljudes ravastes, sealhulgas ka eestlastes, tekitanud vimma ukrainlaste vastu, mis on ka loomulik mõnes mõttes. Väärtuse pärast ma ütlesin, et vimma ukrainlaste vastu vist, kui ma õieti nüüd mäletan, aga ma pidasin silmast ikkagi vimma ungarlaste vastu, eurooplastest vimma ungarlaste vastu, aga nendes, kes on siis, kes ei ole Euroopa-meelsed, ütleme, kes küll võib-olla elavad Euroopas, aga teistes on tekkinud tõesti viim ukrainlaste vastu, sest ukrainlastes nähakse sageli neid, kes võtavad ära teistelt inimestelt raha ja töö, tulevad oma suguvõsadega Euroopasse ja sageli isegi tööta
vaid elavad siis sotsiaalsetest maksudest. Ja see kõik on muidugi oma mõju, selle kõigil on ka oma mõju olnud, muidugi ei ole ju tähtsatu ka see, et siis et propaganda Venemaa poole pealt ja propaganda ungarlastelt ja propaganda Slovakkiast on siis seda negatiivset mõju avaldanud, aga selle juurde võib-olla, sellest ma olen juba eelnevalt varemalt rääkinud nendest probleemist, sellega seonduvast probleemidest, aga sellest võiks ka edaspidi rääkida muidugi, jah. Ühesõnaga nii. Vabandust, ma ei tea, mis probleem see on, aga niipea kui ma hakkan rääkima ja püüan episoodi teha, hakkab koer väljas haukuma ja ta reageerib sellele niimoodi ja võimalik, et see jääb taustana ka peale, aga isegi kui jääb, siis ma arvan, et sellest ei ole ka midagi. Nii et see ei jää valjult ja kui sa kuuled seda koera haukumist, siis on see isegi võib-olla mind ta küll vähemalt ei häiri, ma loodan, et ka siin mitte. No nii, aga siis edasi ja et siis valimised, jah, ma rääkisin valimistest eelnevalt siis, et Ungaris on valimised tulemas ja kõige sellega seoses on siis Orban ka oma tegevust aktiviseerinud ja Orban on nagu paanikas veidi, või mitte paanikas, aga aktiviseerinud oma tegevust ja nagu me nüüd tähele pannud oleme siin Ungaris, kes me elame, et Orban ja Fideszi inimesed ei käi enam mitte üksi peavoolumeedias esinemas, vaid on ka lõpuks vastu võtnud mitmesuguste vasakpoolsete ja opositsioonipoliitikate esindavate meediate kanalites hakanud rohkem esinema ja intervjuusid andma ajakirjanikele, kes ei järgi neid samuseid mõtteid ja põhimõtteid, mida Fidesz on siiamaani esitanud, ei ole Fideszi narratiivi järgijad ja see kõik on üsna kummaline vaadata, kuidas näiteks täiesti vasakpoolses senimaani, kes on ainult laita saanud Fideszi meedias varasemalt, et näiteks Indeksis ja HVG-s ja mõnes 4.4.4.hu-s ja mõnes teises kanalis siis on Fideszi inimesed ja Fideszi poliitikud, Fideszi arvamusliidrid ja Fideszi propagandistid ja ka poliitikud ise, kaasa arvatud Viktor Orban, on hakanud esinema seal ja annavad pikki intervjuusid nagu varemalt ainult peavoolumeedias esineda ja sealgi väga harva, sest nii kaua kui Fidesz oli kindlalt võimul 2/3 häälte enamusega, ei olnudki tal vaja nii palju esineda avalikult ega selgitada rahvale nagu oma vaateid, sest tal olid niigi peavoolumeediates töötas terve hulk propagandiste, kes tegid nende poliitikute eest selle töö kõik ära ja kui nüüd on see olukord nagu muutunud, siis võib tunduda üsna kummaline ja kõige selle taustal on hakanud tunduma niisugune asi, et Fidesz on nagu kuidagi kas nüüd paanikasse sattunud, aga nagu pea kaotamise lähedal, ütleme niimoodi, et sageli olnud, et Orbanilt ja teistelt Fideszi poliitikutelt on tulnud nii palju niisuguseid imelikke väljamõtlemisi viimasel ajal, et need võivad kõlada juba nagu siis mingisugune hullumeelse jutt võib öelda isegi niimoodi inimesele, kes on Eestimaalt pärit ja kes on kuulnud üles kasvanud täiesti teistsuguses ühiskonnas, täiesti teistsuguses keskkonnas, nagu mina juhtumisi olen.
kuigi ma olen juba 20 aastat olnud Ungaris ja ma olen harjunud Ungari eluga, ma olen harjunud Ungari inimestega, ma olen harjunud Ungari meediaga, ma tean, mis siin on sündinud, ma olen kõrvalt vaadanud seda, kuidas need muutused on tasapisi toimunud ja kuidas on Fidesz sattunud oma haripunkti ja kuidas siis nüüd viimasel paari aasta jooksul on siis nagu Fideszi mõju ja Fideszi populaarsus hakanud kasvama, mida enam Fideszi populaarsus nagu paistab hakkavad kasvama, paistab ta tegevat nagu minu arvates võib-olla, mulle tundub, et vigu nagu, mida ei tohiks teha, aga selle kõige juurde me tuleme tagasi. Suurimaid vigu on minu arvates muidugi tema Ukraina poliitika ja seda juba sõja täiemahulise Venemaa sõja Ukraina vastu alguspäevadest saadik, kui siis Fideszi ja meedia poolt siis kas nüüd palgatud kinni maksnud, ma arvan, et see on tõsi, et need on kinni maksnud ja need on palgatud propagandistid, kes siis räägivad sellest nendel teemadel nagu Tjörd Nogradi ja näiteks Georg Spõtle ja mõned teised sellised, et ma olen veendunud, et nad saavad raha selle eest, oma intervjuude eest ja oma tegevuse eest või vähemalt mingil muul moel kompenseeritud nende asjade eest, mis nad teevad siis Fideszi kasuks ja ukrainlaste maha tegemiseks ja ukrainlaste sõja tegemiseks ja kogu seda juttu, mida nad on rääkinud juba väga pikka aega, et see kõik on nagu mingisugune loitsumine, aeglane loitsumine ja mis on enda ümber söönud ja on mõju avaldanud ja see mõju on jõudnud ka siis väljaspoole Ungarit lausa minu arvates. Sest teatavasti on olemas inimesi, kes tõepoolest ja mitte harimatutest inimestest ja ebausklikest inimestest ei ole jutte, kes usuvad, et sõnadel on mõju, et sõnad mõjuvad, et sõnad saavad looma atmosfääri, sõnad saavad looma meie kõigi ümber ja me kõigi keskel siis mingisuguseid uusi asju, et sõnadel on loov vägi ühesõnaga. Ja seda ei räägi mitte ainult usklikud ja seda ei räägi mitte ainult karismaatilised kristlased, vaid seda räägivad ka teised ja see on juba antiikaegadest tuntud tõde, et sõnad loovad reaalsust, et inimeste sõnad võivad reaalsust luua. Muidugi, et ei tähenda seda, et kõigis sõnades on vägi seda teha, aga mõned inimeste sõnades on paraku vägi seda teha ja alati ei ole see vägi positiivne. Mitte ilmaaegu ei kasuta ka näiteks Putin siis ukrainlaste kohta selliseid sõnu nagu natsid ja banderalased, vaid nendel sõnadel on kindel eesmärk siis saavutada siis mingisugust mõju, mis ukrainlastele on ilmselgelt negatiivne, aga samas venelastele võib see anda, ütleme niimoodi, kuratlikku väge, kuratlikku jõudu. Võib-olla on sama asja kasutanud ka vastaspool ja ilmselt see on nii, aga jah, eks me teame, et näiteks Jeesuski on rääkinud sellest, et kui ta rääkis abielurikkujast naisest, et kui variseeridele ja rahvaga, kes tahtsid kividega abielurikkujad naist surnuks visata, et kes teie seast on patuta, see visaku esimene kivi. Ja sedasama võib ju rääkida ju ka sellest Ukraina needmisest, mida Venemaa ja ka Ungari meedia ja võib-olla just mitte eriti Ungari, aga eks see antipropaganda Ukrainale, mis tuleb Ungarist, on muidugi peaaegu, et kui mitte isegi sama kõva ja sama negatiivse mõjuga
minu veendumuste põhjal, kui seda on Venemaa propaganda ja selle sugugi väiksem. Sellega käib kaasas muidugi demoniseerimine ja dehumaniseerimine, et demoniseerimine, et vastaspoolele omistatakse kuratlikke jooni ja kõige negatiivsemaid ja kõige äärmuslikumaid omadusi ja dehumaniseerimine on siis selle demoniseerimise tagajärg, võib öelda, et inimene siis või tähendab siis vabastatakse need objektid, kellele see tegevus on suunatud, kelle vastu see tegevus on suunatud, nende inimlikest omadustest, nende jaoks, nad kaotavad nende mõtlemises, nende kõnes ja kogu nende olemuses ja kõigest sellest, mis nende sõnade taga on ja mõtete taga on ja ideede taga on, mis kellegi vastu suunatakse, et siis nende inimlik mõju, siis inimeseks olemine seatakse mitte ainult kahtluse alla, vaid täielikult eitatakse ka lausa. Ja loomulikult kuulub sinna hulka ka see, et eeldatakse alati halba ja räägitakse halba ja kui me vaatame nüüd neid samuseid Ungari propaganda YouTube'i kanaleid, siis kas või juba nende avakaartidele pandud tekstidest võib juba näha selliseid asju, et millest võinuks nagu järeldada juba aasta tagasi, et Pokrovsk on näiteks juba langenud, et Ukraina on kohe-kohe kokku varisemas, Ukraina on hukkumise äärel, Zelenskile on saatnud Trump või keegi teine lääne poliitikus mingisuguse siidipaela, sest nagu see siidipaela saatmine on olnud teatavasti niisugune komme Türgi sultani juures näiteks ja teiste niisuguste islamimaade valitsejate suures, kus see despootlikud sellised kombed väga levinud olid, et saadeti väejuhile, kes ei ole saanud hakkama mingisuguse timukatööga, et saadetakse talle siidipael selleks, et ta iseennast sellega ära kägistaks või laseks oma lähikondlastel, teenritel seda teha. Ja seda juttu ma olen juba mitu korda kuulnud, näiteks Jožef Horvat on üks niisugune militaarpoliitika spetsialist siin Ungaris, arvamusliider, arvamuskujundaja siin Ungaris ka ja ka esindab Fideszi meediat, ka esindab peavoolumeediat, sest Ungaris on teatavasti teine peavoolumeedia ja see peavoolumeedia muidugi vaatamata sellele, et siinne peavoolumeedia ei tegele niisuguste asjadega nagu homoabielu propageerimine ja gender propaganda ja siis need samused LMBTI, ühesõnaga see tähestiku rahva propageerimine ja ei räägi sugude paljususest ja niisugust asja vaatama ja samuti räägib igasuguseid selliseid asju nagu et siis no, mis ei ole ühesõnaga Euroopale, Brüsselile meelepärased valitsevale suunale sealses mõttevoolus ei ole meelepärane, aga siin läheb nendele inimestele väga hästi peale selline vastuhakkav ja rummujürilik või siis Robin Hoodlik, jutumärkides võib-olla neid sõnad võiksid panna mõnes mõttes isegi, aga võib-olla ka mitte, ikkagi mina paneksin jutumärkidesse, sest see, mida Orban teeb, ei ole minu jaoks kõik kaugeltki positiivne. Vaatamata sellele, et neid igasugused gender-poliitika siis propagandat ei lubata siin ja need asjad ei ole siin moes, vaatamata sellele võib ja isegi tuleb Ukrainat kiruda, Ukrainat sõimata, Ukrainatele kaotusi ennustada ja rääkida Ukrainast, nagu oleks ta juba kaotanud ja küllap on ka see ja see ei ole mitte ainult seotud realistlikust maailmavaatest, nagu meil Eestis kiputakse mõtlema, et ilmselt on Orbanil terav pilk, millega ta näeb maailma, et ta näeb teravamalt kui meie need
pehmed poliitikud, liberaalid, kes siis ei näe maailma õieti selle oma liberaalse ja selle rahvavaenuliku siis ütleme ja sõjaõhuteleka hoiaku tõttu, et see siis ei ole see terav pilk minu arvates Orbani kohta kehtiv, vaid see on sageli, mis Ukrainat puudutab, pime viha ja millel on muidugi mingisugune rahvuslik põhjus, oli ju Taga-Karpaatia, kunagi praegune Ukraina Taga-Karpaatia, kunagi ju Ungari kuningriigi osa ja praegu elab 100-200 000 või 150 000 ungarlast Ukrainas, et siin on oma rahvuslik seos olemas. Siin on olemas veel Venemaalt saadavad siin kõlba ütelda niimoodi, petrodollar on üks asi, vanasti räägiti petrodollaritest, aga nende puhul räägib Putini rubladest või millest võiks rääkida, Putini forintitest, mida siit saadakse, selle raha, et see, mille tõttu saab muidugi väga häid asju teha oma rahvale, aga samas sellega siis toidetakse Venemaa sõjamasinat ja millest saab mõned inimesed aru, kes räägivad, et Orbanil on nii terav pilk, et tema räägib lihtsalt objektiivselt asjadest. Ei ole tõsi, Orban ei näe objektiivselt asju, Orban ei räägi sellepärast seda sageli, et ta näeb paremini maailma kui paljud teised poliitikud, vaid tal on oma põhjused selleks kõigeks. Orbanis siis rääkides võiks mingi konkreetsete asjade juurde ka minna ju, et eelmises episoodis ma rääkisin sellest, et kuidas Orban siis rääkis sellest pärast seda, kui ta Moskvas käis, et kuidas Venemaa on juba sõja võitnud, Ukraina sõja võitnud näiteks ja ta lisas sinna oma mingisuguseid nägemuse sellest asjast ka juurde, et siis see sõjavõit on siis seetõttu juba käega katsutav venelastele, et siis venelased tungivad peale ja siis muidugi ka see, et see et ameeriklased ei ole valmis oma sõjavägesid viima sinna Ukrainasse rahuvalvajateks või milleks tahes, et ameeriklased ei ole valmis sõjaliselt sekkuma ja see kõik on nagu siis andnud Orbanile aluse arvata, et venelased on juba võitnud, kuigi faktid kinnitavad midagi muud ja nagu see näitavad see Donbassi sündmused, siis näiteks see Pokrovski siis vallutamine on osutunud ka blufiks ju tegelikult venelaste poolt ja seda on väga hea meelega ja juba ammustajast on juba seda hea meelega kasutatud sama narratiivi Ungari propaganda, Ungari-Ukraina vastane propaganda, et ühesõnaga, et need samused venelased siis olevat juba niivõrd edukad, et lihtsalt kujuteldamatu, et kunagi nad mingisuguse kaotuse osaliseks võiksid saada Ukrainas, et see on nagu Ungari propagandas enesest mõistetav juba ammu ja see väljendub avakaartide pealkirjades ja see väljendub siis nendes YouTube'i kanalite, kuna mina tegutsen YouTube'is, siis ma jälgin väga palju YouTube'i erinevaid kanaleid muidugi ja see on see põhjus, miks seda YouTube'i silmas peame väga ja võib-olla see ei ole alati see, mida räägib televisioon ja mida räägivad kirjutatud ajalehed, aga minu arvates praegu on minul selline periood, et kuna ma teen siis YouTube'ile neid asju ainult ja ma ei tee mingisugusel tellimusel, siis ma jälgin ka peamiselt YouTube'i kanaleid ja sest kuigi seal on väga palju valeinfot, aga nagu elus ikka on valeinfo igal pool, valeinfo levib kõikjal ja on tõene info ja on valeinfo, on tõesed faktid ja on need, mis on valeväited ja valefaktid.
mis on fake news, ühesõnaga, ja seda kõike tuleb õppida eristama ja kui sa ei ole seda õppinud eristama, siis on väga raske eristada palju üldse midagi ja siis sa üldse objektiivselt ju mitte midagi teha, kui sa ei erista seda, mis on fake news ja mis on siis tõeline uudis ja mis on tõeline info ja noh, igatahes see Pokrovski vallutamine, vähemalt täielik Pokrovski territooriumi vallutamine on fake news ja see udujutt, mida selle ümber sageli aetakse, siis on põhjustanud selle, et mõningates ringkondades, isegi Ameerikasse jõudnud välja see info, nagu oleks venelased pead pööritavas pealetungis, millega ukrainlased ei suuda enam midagi peale hakata. On tõsi, et ukrainlastel on väga raske, ukrainlastel on ikka kohutavalt raske, et ukrainlastel ei ole vahendid ja kui lõpeb lääne abi otsa, et siis Ukraina võib tõeliselt hätta jääda, aga ukrainlased on siiski suhteliselt edukad olnud ja Pokrovskile ma olen kuulnud juba seda ka, et nad on juba revanši andnud, nii et ja see Putini kindralite raport, mille järgi Pokrovsk ja mõned isegi niisugused linnad, mida Ukrainas ei ole olemas olnud ja Donbassis kunagi ei ole olemas olnud, nagu Komsomolsk vist oli selline nimi, mida siis mille kohta siis Putini kindralid väitsid, et vallutasid just selle linna ja nii edasi, aga ühesõnaga sellised valeinfod, selline valeinfo on siis nii levinud sageli, et ja on avaldanud mõju väga paljudele erinevatel siis arvamuskujundajatele, arvamusliidritele, seda ma olen isegi Ungaris pannud tähele seda, et need inimesed, kes on varemalt rääkinud positiivselt Ukrainast ja on olnud nagu pigem Ukraina advokaadid kui Venemaa advokaadid, nad on isegi nagu sellisele infole sageli nagu alla andnud ja on möönnud, et Venemaa on tõesti suures pealetungis ja nii edasi, et ei ole Ukrainal mitte midagi muud teha, kui alla anda ja käpad püsti ja alla kirjutada lepingule, mida Trump siis talle ninale topib, milles on siis nõutatakse Donbassi äraandmist. Lisaks veel, eelnevalt ma mainisin, ma juba läksin oma jutuga sinnamaale, et siis ma rääkisin sellest, et on selles lepingus, mis oli siis algselt nagu Putini soovid, kuhu siis oli alguses Putini ja Vene kindralite soov, siis nagu ritta pandud, et sisuliselt ja mille siis Trump ja tema inimesed siis saatsid siis Ukrainale, et siis need alla kirjutakse, et see tegelikult seal olid ju sees veel niisugused asjad ka nagu, et NATO liikmelisuse lahtiütlemine igaveseks ajaks igavesti ja siis et ühesõnaga, et Ukraina ei ürita mitte kunagi, mitte iialgi enam NATO liikmeks saada ja see on sõna otseses mõttes ja Putini Wishlisti kuuluv soov, üks esimesi, mille pärast ta ka Ukrainat ju väidetavalt ründas. Samuti, mis veel, siis on veel oluline selle asja juures, et ja muidugi Ukraina sõjaväelise kontingendi arvuline piiramine oli ka üks olulise asi, et Ukraina ei arendaks Venemaa sõjatööstust, et Ukraina mis seal veel oli, kuulutaks siis vene keele kõrvuti Ukraina keelega riigikeeleks ja nii edasi, mis seal veel kõik olid. Ja siis, kui see plaan läks Euroopa liidrite juurde, pärast seda oli Londonis ka üks kohtumine, kus siis võeti palju kus siis Euroopa liidrid ja astusid siis Zelenski kaitseks välja, sest see on paraku paratamatu. Euroopa liidrid on alati sunnitud tõepoolest
Ukraina kaitseks väljastume ja see tuleneb orgaanilisest vajadusest Vene ohule vastu seista, sest kui meil ka need mitte rahvuskonservatiivid, aga vähemalt mõned neist küll, kindlasti kõik, ma ei tea, ma ei taha söanda väita, et rahvuskonservatiivid väidaksid, et üldse mitte mingisugust Vene ohtu ei eksisteeri. Ma arvan, et pigemini on mõningatest võib-olla inimestest, kes ei olegi kõik veel kuulu isegi rahvuskonservatiivide ridadesse, aga on nagu need konservatiivid ja need opositsioonid ja need alternatiivide jutustajad, ühesõnaga, et nendel on siis nagu sageli olnud see, et jah, oota. Nendel on see, et nemad arvavad, et kõik see jutt Vene ohust, Vene tondist on ju nagu nende liberaalide, globalistide ja muude afaristide väljamõeldis ja rahva hirmutamiseks väljamõeldud, et rahvas kardaks siis neid ja kardaks siis venelast õigemini ja see vene hirm siis hoiaks neid siis nende globalistide võimu all paremini koos ja noh, eks nad ole rääkinud ka muudest sellistest asjadest, et ja nagu see just neid nimetatakse populistideks ja milleks tahes, aga noh, mina vihkan neid nimetusi niimoodi, sest mina ei taha olla niimoodi, et ma ei pea ennast globalistiks, ma ei pea ennast liberaaliks, ainult et mina ei ole ja ma ei ole isegi veel nende selle vastu ka, et igasugustele homoseksualistidele ja selle gender lobile siis antakse nii palju ruumi seadusandluses võib-olla, kuidas nüüd öelda, mina ei tea, abieludeks ja mis asjaks kõik see, et räägitakse mingisugustest 20 soost Eestis, aga no mujal maailmas on räägitud, vahepeal oli see arv tõusis, oli isegi üle 100 kerkinud ja ma kuulsin, et Facebook kunagi vahepeal pidi aktsepteerima 102 erinevat sugu isegi vahepeal mingi 5 või 6 või 7 aastat tagasi ja see on tõesti niisugused ideed ja niisugused teooriad on ohtlikud ja hirmsad ja nendest peaks kuidagi vabanema ja minu arvates ka peaks Euroopas kuidagi nendele teooriatele vähem rõhku panema ja ei peaks nende niinimetatud selliste vähemustega tegelema, kui samas on tegelikult erinevaid vähemusgruppe Euroopas küll ja küll normaalseid ja loomulikke vähemusgruppe kui mingisugused perverssed väljamõeldud sood, mida väidetavalt peaks kaitsma ja neile kõik ette taha ära teha, mis tõttu need samused kummalised tsenderid ja kummalised sood siis saavad ja neid esindavad inimesed saavad mingisuguse eesõigustega klassiks, seda ma kõike ka ei tahaks, loomulikult ei ole vaja ja seda ja muidugi seda võidakse muidugi kohe automaatselt, kui ma räägin niisugust juttu, et ma olen niisuguste asjade vastu ja siis samas ma olen Ukraina sõja asjus ja Venemaaga suhete asjus, siis ma räägin sellest, et Ukraina vajab abi, Ukraina võitleb tõepoolest kangelaslikult oma vabaduse eest, Ukraina tõepoolest siis peab praktiliselt nagu suurt isamaasõda Vene, nagu nad ise ütlevad, fašistlike või Vene rassistlike vallutajate vastu ja nagu nad ütlevad, nimetavad Venemaad ju ka, et rassistskaja föderaatsia ja nii edasi. Ühesõnaga, et see kõik on niisugune kummaline, et samas kui ma ja see on võib-olla ainult minu probleem ja võib-olla see ei ole ainult minu probleem, minu arvates ei ole ainult minu probleem, vaid see on üks suur probleem ja nii edasi
ühesõnaga, aga see selleks, ühesõnaga see takistab mul nagu kaasa minemast nende rahvuskonservatiividega jäägitult ja ma ei tahagi minna nendega, ma arvan, et selles kõiges selles teoorias on midagi viga, et selles kõiges on selles kõiges nende tegevuses on tagaplaanil mängus midagi muud, mida nad räägivad ja see on tegelikult ja see taandub lõpuks nagu kõik igasugused keerulised asjad taanduvad väga lihtsatele asjadele, sageli nendes on mängus võib-olla sageli see just Venemaa salaluure siis revanšistlik tegevus, põrandalune tegevus, salajane tegevus, see osa tegevusest, mida me ei näe, nii et mitte ainult Deep States ei ole see nähtamatu osa sellest tööst, mis toimub meie ümber, vaid ka on Vene luure ja Vene revanšistlik kas nüüd salaluure ka on see KGB, endine KGB, FSB tegeleb küll Vene siseasjadega pigemini, aga kindlasti tema käpad ulatuvad ka väljaspool Venemaad, siis ka GRU tegeleb välisluuramisega, aga seal on veel neid organeid, mis tegelevad igasuguste selliste asjadega ja selles on nii, et peale selle muidugi on olemas vastuluured, vastupidised luured, MI6 siis või näiteks Briti luure organisatsioon on samuti, kes tegeleb juba vastupidise tegevusega, USA-l on oma luuretegevus ja kui me räägime siin praeguse Trumpi administratsioonist ja USA-s tegutsevatest CIA luurest ja muidugi ka FBI-s, siis me teame kindlasti, et nende ridades väga paljud, keda ei ole, on sellised inimesed, keda Trump ei ole jõudnud veel ära koristada nendest ringkondadest siis ja nende ühesõnaga nende organisatsioonide ridadest. Nii et me oleme keerulisel ajal ja see on ilmselt võib-olla trumpism isegi, võib-olla on sellest oma tõsi taga, et Trump on mingisugune olnud kunagi kirjutanud alla mingile dokumendile, milles ta on siis palgatud agendiks Krasnov ja nii edasi, aga need kõik on niisugused kuulujutud, meil ei ole fakte, meil ei ole kinnitusi mitte millelegi, aga me ei näe neid asju, me võime oletada, me võime ütelda oma arvamuse nende kohta, et mina näiteks arvama, et see ei ole kõik tõsi, see kõik on vale jutt, see on kõik kamu ja kamu nagu ütleldakse Ungaris ja kas see tähendab eesti keeles, et mingi väljamõeldes, ühesõnaga aga jah, ühesõnaga see selleks, et nii et siiski sellel alusel näiteks on üks loogika reegel kunagi mingi reklaamiga seoses, et kui mingi asi näeb välja nagu part, prääksub nagu part ja kõnnib nagu part, siis ja veel võib-olla ujub ka nagu part, aga siis ongi part, siis on see tegemist pardiga ja ühesõnaga mingisugused tunnused, mingisugune rida tunnuseid, mis mingil asjal on omased, et midagi ta teeb, kellele mis on kasulik ja nii edasi, nendel alustel saab tuletada välja, et kes on kes, ühesõnaga, ja sellel alusel kui me nüüd vaatame paljusid asju, mida me näeme selle Trumpiga seoses, siis mitmed tema otsused, mitmed tema tegevused, samuti Orbani puhul on see tõsi, siis me näeme, et need on kellele kasulikud, pigemini selles konfliktis vähemalt, kui muud asjad välja arvata, kõik muud maailma asjad välja arvata, kui me võtame aluseks ainult Ukraina ja Venemaa konflikti, siis me näeme, et selle asjad ei ole need ettevõtmised enamikel juhtudel, mitte 100%, aga suurel osal juhtumitel mitte Ukrainale kasulikud, vaid pigemini Venemaale kasulikud, nii et selle reegli järgi, et kui miski asi prääksub nagu part ja kõnnib nagu part ja lehvitab tiibu nagu part, siis on tegemist pardiga selle reegli järgi, siis kui see,
mida Steve Witkoff ja siis Donald Trump mõnikord ka, aga võib-olla Donald Trump harvemini isegi kui Steve Witkoff näiteks, mida nad, mis otsuseid, mis nad teevad, neid vaateid, mida nad levitavad, siis need, kui selle reeglit aluseks võtta, siis tundub küll niimoodi, et kuna nad kuna Donald Trump tõepoolest käitub nagu agent Krasnov ja räägib nagu agent Krasnov, kui ta Ukrainast räägib, kui ta Venemaast räägib ja lehvitab tiibu nagu agent Krasnov, ütleme niimoodi, et kui ta räägib millestki muust Venemaaga, ütleme kaubandussuhete arendamisest uuesti ja ütleme Alaska ja Kamtšatka vahele tunneli ehitamises, et siis ta käitub nagu tõepoolest nagu agent Krasnov, siis ta ongi agent Krasnov selle sama seaduspärasuse järgi, kuigi võib-olla ta ei ole kunagi mitte mingisugust paberit kuskile alla kirjutanud, mitte mingisugust allkirja andnud ja ta kuskil ei ole Kremli palgasaajate nimekirja võetud, aga ometi ta käitub sellena sageni, aga noh, küll, no vaatame edasi siis. Miks me peaksime uskuma, et Venemaa on leppinud sellega, et ta pärast 1992. aastat, kui Nõukogude Liit lagunes, et ta Venemaa kaotas oma mõjusfäärist suure osa ja oma riigist peaaegu sama kui sest eks Venemaa ju pidanud seda Nõukogude Liitu ja oma enda riigiks, vaatamata sellele, mida ka räägitakse, siis et need komissaarid, kes asutasid Nõukogude Liidu, seal oli palju juuti ja muust rahvusest tegelasi ja Stalingi ei olnud ju tegelikult venelane ise ja nii edasi, aga see kõik on jama selle taustal, et ometi vene keel oli see peamine keel, vene meel oli see, mis valitses, aga Venemaalgi ei olnud ju kõik etniliselt venelased just, sest nagu me teame, et vene rahvas, praegune vene rahvas koosneb väga palju erinevatest etnikumidest ja siis miks me peaksime arvama, et Venemaa on leppinud selle olukorraga pärast seda, kui ta kokku varises Nõukogude Liit ja selle asemel tekkisid uued riigid, kelle hulgast mõned küll jäid Venemaa mõjusfääri tol ajal ja Ukraina kuulus ka tol ajal veel nende riikide hulkade, kahjuks peab mainima, kuigi juba Ukrainas oli tolle ajal ka neid ringkondi, kes tahtsid sellest mõjupiirkonnast välja saada loomulikult, aga ja teistes riikides samuti, nagu Gruusias ja siis mujal ka. Aga peamine on see, et me peame mõistma, et see on enesest mõistetav lausa, see on nagu aktsioom, et Venemaa ei ole selle olukorraga leppinud ja ta tahab seda tagasi võidelda, aga Venemaa pärast selle Nõukogude Liidu kokkuvarisemist oli nõrk, seal valitses kaos ja paljud olid ilma peata nagu ja siis siiski ilmselt olid juba tol ajal, nagu me võime nii mõneski allikast järeldada, et Putin näiteks juba tol ajal juba mõtiskles selle üle, kuidas Venemaa saaks oma Nõukogude Liidu samasugust võimsust, nagu oli omal ajal Nõukogude Liidul tagasi saada ja nii edasi, sest ega nad ei ole ju leppinud sama geopoliitilise olukorraga ja ainult meie siin Euroopas oleme niimoodi kasvatatud ja niimoodi meil on kogu aeg räägitud, et geopoliitika ja sellised küsimused ei ole üldse tähtsad ja selliste küsimustega ei tahaks üldse tegeleda, sest see on fašistlik, see on natsionalistlik ja see on nii edasi, kõik halb, mis võib iganes olla. Nii et me peame aru saama, et see on tõepoolest, venelastel on selline revanšistlik taotlus juba pärast SSSR-i kukkumis enesestmõistetav, sest nagu me mäletame ju seda Lavrovi Alaskal
Ankaritšis, kus ta käis siis selle särgiga SSSR, et see oli nagu mingi, sellel oli nagu oma sõnum sisse kodeeritud ju sellele SSSR-ile, kuigi me ei räägi sellest, no, kuigi hiljuti veel võttis ju Putin sellel teemal sõnal, kui temast ajakirjanik küsis, et kas ta soovib Nõukogude Liitu taastada, siis ta rääkis seal mitmeid põhjusi ära, miks Nõukogude Liitu ei ole mõistlik taastada ja see on no, omajagu tõsi ka, aga kui me niimoodi mõtleme, et niimoodi üks-ühesest taastamisest räägime, siis see on juba eelnevalt vale eeldus, sest me ei pea mõtlema niimoodi, et üks-üheselt, et niimoodi üks-üheselt ta mõtlebki, et Nõukogude Liit taastada tuleks nagu, aga ta ei mõtle niimoodi, ta mõtleb teistmoodi seda asja, ta räägib ideest ja tegelikult selle idees Vene nii-öelda rahvuslasest on ju jutt ja no mitte ainult tema ei ole niimoodi, see ei ole ainult tema veendumus, see ei ole tema, Venemaal on palju selliseid inimesi, kes tahavad Venemaa mõjuvõimu suurendada ja taastada sellisel määral, nagu ta kunagi on olnud ja noh, näiteks võrdluseks me võime tuua ühe sellise idee, nagu on islamist tegelikult. Islami usulistel on üks Saaria seaduses niimoodi kuidagi, ma ei taha öelda, et ma olen Saaria seaduse spetsialist ja islami spetsialist, aga ma tean, et islamis on selline seadus nagu Saaria seadus ja Saaria seaduse järgi on siis kõik need alad, kõik need territooriumid, mis on kunagi kuulunud islami alla, need siis on islamimaad, need kuuluvad islami, korralik musulman peab need püüdma neid igal juhul ja igal tingimusel tagasi vallutada. Ja nende hulka muideks on ka, kuulub ka Hispaania ortodoksete musulmaanide õpetuste järgi kuulub Hispaania ja ka seal, see oli ju kunagine Mooramaa ja noh, veel mõned alad, mis on kunagi kuulnud islami alla, nad tahaksid tingimata tagasi saada, Iisrael näiteks muidugi ka kuulub nende alla ja see on üks palestiinlaste võitluse üks salajasi motivatsioone, miks me ei peaks uskuma neid inimesi, kes ütlevad, et Iisrael on okupant nendel aladel ja et Iisrael on tegelikult see agressor, kes rõhub palestiinlasi, sealt pärit inimesi ja palestiinlasi maha nii, kuidas saab ja hävitab neid ja tapab nii, nagu saab ja tahab neid maa pealt ära pühkida ja nii edasi, tegelikult see on ainult, seal on mingi võib-olla väike protsent tõsi, aga see on selle miks Iisrael niimoodi käitub ja niimoodi tunneb, on paljuski see põhjus, et kui kaua ta on pidanud taluma seda terrorismi niinimetatud palestiinlaste poolt ja samal ajal kui ükskõik mida need rahvuslikud õigused või ükskõik mida siis nende rahvusliku enesemääramise õigusest ei räägita ja ometi on fakt, et palestiinlased ei ole ju üldsegi niisugust rahvast, niisugust keelt ei ole olemas, näiteks palestiinlased ja palestiinlased on üks teate, kust on pärit Palestiina nimi? Filisteast, Filistide järgi ühesõnaga ja tegelikult nad on ju tegelikult araablased, araabia keelt räägivad ja nad on igas muus mõttes täpselt samasugused nagu araablased. Aga me ei räägi praegu Iisraelist, aga no me räägime sellest, et Sharia seadus on siis üks niisuguses seadusi, mis räägib sellest, et kõik alad, mis on kunagi olnud islami alla kuulunud, islami maadeks olnud, need seal ei lõppe võitlus nii kaua, kui need on tagasi võidetud islamile ja islami maailmale ühesõnaga. Ja kas ei ole kas ei ole midagi sarnast ka selles, mida Putin väitis ühes avalikus esinemises, kus ta koolipoisi käest küsis, et kus lõpeb Venemaa ja see vastas siis, et seal, kus lõpeb Kamtšatka ja Beringi väin ja nii edasi, aga see Putin vastas selle peale, et Venemaa ei lõppe kuskil. Ja siis ta on ütelnud ka seda, et see, mis juba vägagi sarnaneb
sarnaneb selle samuse sarjaga, et siis ta on rääkinud ju täitsa sõna otseses mõttes sellest, et kuhu astub Venemaa Vene sõduri saabas, see pind, see maapind kuulub Venemaale, see on Venemaa tema sõnul. Nii et jah, et ärge rääkige, et Vene õhtu ei ole olemas või midagi, ma ei tea, kui nendest sõnadest ei ka läbi, kus ta otseselt ähvardus, siis peaks ometi mõtlema panema, et mis asja ta nüüd sellega öelda tahab, et ega ta mingit filosoofilist, sellist viljatud filosoofilist tarkust ei püüa öelda, mitte mingisugust tähendust ei ole muud kui mingisuguse enese aju tegevuse stimuleerimine või midagi muud sellist, enesedistsipliin. Nii et need asjad ei ole päris nii lihtsad alati, nagu me mõnikord kipume arvama, nii et täitsa enesest mõistetavalt, et venelastel on soov ja seda on korduvalt juba isegi Putin näidanud hiljem, et nende revansistlik iseloom on ju see, et Venemaale tuleb need alad tagasi saada, mis on kunagi olnud kuulunud Vene mõjupiirkonda. Nii et see on enesest mõistetav minu arvates, siin ei tule kahelda üldse mitte midagi ja see on alati võib-olla niimoodi olnud, vähemalt Peeter esimese ajast võib-olla juba, kui mitte varem, aga ühesõnaga, kui me ütleme, et me maalime tonti seinale sellega, et kui me räägime, et Vene ohust, siis lubage küsida, et lubage naerda, ütleme niimoodi. Nii et venelastel on olemas see püüdlus revansi järele. See on midagi sarnast, nagu tegelikult Saksamaal oli omal ajal. Pärast Versailles rahulepingut osutus Saksamaa kaotajaks, ta kaotas Silesia ja mis ta kaotas ühesõnaga teise maailmasõja kaotajate hulgas oli. Sama lugu on muidugi Ungariga. Ungari ei saanud rahuldatud pärast teist maailmasõdu, ka Saksamaa mitte mingil määral sai Saksamaa kompenseeritud sellest ülekohtust, mis puudutas pärast teist maailmasõda, siis kui kaks Saksamaa, Ida- ja Lääne-Saksamaa said taas ühendatud, aga midagi sarnast ei ole toimunud kunagi Ungaris, midagi sarnast ei ole ja see on midagi sarnast siis, mis või see tõukejõud, mis siis pani liikvele Adolf Hitleri tol ajal veel kapral, kes oli esimese maailmasõjal veel kapral, kes oli sündinud Linzis Austria territooriumil, praegusel Austria territooriumil, tollel vist veel Austria-Ungari, ikkagi, muidugi Austria-Ungari territooriumil, kuid kes läks siis Müncheniski pärast hiljem, sest ta pidas ikka ennast rohkem sakslaseks kui austerlaseks, kuigi midagi austerlaste ja sakslaste puhul võime täpselt sama küsimus esitada, et kas mitte austerlased ei olegi sakslased ju, sest nad räägivad saksa keelt ju, täpselt samasugust saksa keelt nagu Saksamaal sakslased, võib-olla mingi väike erinevus on kuskil, aga põhimõtteliselt ei ole see midagi erinevat. Ja kui on enesest mõistetav juba selline asi, et Venemaa tahab revansi, siis on ka enesest mõistetav see, et juba pärast seda, kui Nõukogude Liit lakkas eksisteerimast, hakkasid teatavad luureteenistused ja mitte ainult luureteenistused, võib-olla ka eraisikud isegi pead murdma selle karal, et millisel moel võiks siis saavutada oma hiilgeaegade võimsus taas. Ja kui me nüüd edasi teoritiseerime, sest ma räägin ju teooriat praegu, sest ma ei räägi midagi, mis on konkreetsetel faktidel põhinev info, kuigi fakte on küll, aga mis kinnitavad seda teooriat võib-olla, kui me ringi vaatame enda ümber ja näeme ringi vaatame maailmas,
siis on üsna selge, et need isikud hakkasid pead murdma nende asjade kallal, kuidas saavutada ja mitte ainult pead murdma, vaid ka konkreetseid tegusid tegema ja ilmselt oli neil luureteenistustel juba ammu mingisugune plaan, kuidas seda asja siis tagasi teha, et mis on kaotatud siis 1992. aastal, kui Nõukogude Liit kokku varitses tänu Gorbatšovile, kes on isegi nagu teatavas mõttes mõningate inimeste arvates isegi Vene rahva vaenlane selle tõttu, et ta niisugust asja tegi, et ta selle perestroikaga jantima hakkas ja tahtis Venemaad demokratiseerida ja nii edasi ja nii edasi ja kõik see on täitsa peaaegu, et mitte peaaegu, vaid täitsa 99,999% kindel, et siis need isikud, kelle hulkad ilmselt kuulub ka siis see, mis ta nimi oligi nüüd, Venemaa, Tugin, Aleksandr Tugin, kes samuti kuulus nende hulka, kes ilmselt pead murdma hakkas nende samade probleemide üle ja kellest siis sai siis nagu niisugune mõtleja ja ideoloog, kes siis on paljuski eeskujuks olnud ju Vladimir Putinile. Nii et see kõik on nii lihtne ja seda niimoodi seletada ja nii lihtne ja nii enesestmõistetav tundub ja ma arvan, et ongi seda, et kui selle sama loogika alusel, et kui miski näeb välja nagu part ja prääksub nagu part ja kõnnib nagu part ja lehvitab tiibu nagu part, siis ta ongi part, et siis ilmselt need asjad niimoodi ongi, et siis ta hakkasid selle kallal pead murdma ja panid oma luure ka tegutsema selles suunas, et kõike seda tagasi saavutada, seda hiilgust, seda omaaegsest hiilgust ja ilmselt tegeles sellega ka välisluure ja välisluure ülesandeks oli sel ajal, kus oli tal mitte ainult sageli aktiivne tegevus käsil, passiivne tegevus samuti käsil ja ilmselt võib olla isegi selles on asi, et miks tulid isegi niisugused jalust rabavad totrused läänemaailma nagu gender-teooria ja sugutöö muutmine ja transideoloogia ja muud sellised asjad, sest need samased Vene luured, seesamane Vene luure, kes siis revansi soovidest lähtudes siis püüdis hakata ühesõnaga Vene hiilgust kuidagi otsast taastama, nägi selles peamist võimalust selleks, et Venemaa saavutaks taas hiilguse, pidi lääne ideoloogiat nõrgendama või lääne ühiskonda mitte lääne ideoloogiaid, vaid lääne ühiskonda nõrgendama ja miski ei nõrgenda lääne ühiskonda paremini kui igasugused sellised totrused nagu sooideoloogia ja homoabielud ja muud sellised asjad minu arvates. Nii et ma näen selles ka Vene luure tegevust ausalt öeldes, et Vene luure tegi siis seda, et siis need niisugused sellised ja muud jalust rabavad totrused siis saaksid levima hakata ja aitasid sellele kõigele passiivselt ja vaikselt kaasa, et toetasid, tõukasid tagant kui vaja ja kas konkreetseid tunnistusi on? Ei ole võib-olla. Ei ole. Igatahes oli üks kuulus mees, kes ütles, et vähemalt selles osas oli Vene luure tegevus selles asjas mängus, et kui üks tuntud mees, kes ütles niisugused sõnad, et kui sa näed, kas ei olnud mitte Napoleon, ma ei mäleta enam ausalt öeldes, võib-olla sa mäletad ise paremini, aga et ta ütles niimoodi, et kui sa näed oma vaenlast vigu tegemas, siis ära takistada teda selles, vaid aitada teda igati kaasa, et ta edaspidigi neid teeks ja ilmselt see kõik on olnud
osa sellest revanšistlikust tegevusest, mis me näeme ka läänemaailmas muidugi, et läänemaailm on samuti migratsioonipoliitika, nagu me näeme, ei ole see üldse mingi uus asi ja nagu me ennem tõin paralleeli sellest sarjaseadusega ja islamimaailmaga ja siis nende islamimigrantidega seoses tuleb kohe see pähe selline paralleel, siis kas ei ole mitte idee Venemaa midagi sarnast või Venemaa ja Valgevene praegu Leedus ja Poolas midagi sarnast ja noh, muidugi me võime kõik ju muidugi ilkuda selle kallal, et Orban ehitas oma lõunapiirile siis traattaia, millest migrandid üle ei saa ja siis me veel karistasime teda selle eest, kuigi võib-olla see oli üks vähestest asju, mida Orban mitte vähestest, aga see oli üks asjadest, mida Orban õieti on teinud samal ajal, kui on nüüd minu arvates, mida ta teeb Ukraina poliitikaga, see on viga ja see on suur viga ja seda saab talle saatuslikuks ja ilmselt mitte saatuslikuks ja ilmselt on siin mingi ontoloogiline põhjus, ma arvan niimoodi. Nii et kui ma ütlesin ontoloogiline, siis ma lisan kohe juurde, ma ei arva, et ma õiget sõna kasutasin, aga ilmselt siin on see viga puudutab mingit asjade olemust ennast. Nii et, aga võib-olla neist asjadest tulevikus, sest praegu ma ei taha seda podcasti liiga pikale venitada, teiseks siis ega vist minu jaoks on vähemalt aeg suhteliselt hiline, mul oleks muudki teha. Nii et jumal õnnistagu ja aitäh, et kuulasid mu lõpuni.